võtame siis lavale 3 meest. Palun võistleja number 44, Siim Veri, Audentese spordiklubi treeneriks mängitud Siim Veri. Võistleja number 45, Daniel Aaku, Tartu Ülikooli ja SK Sergei Popov, tema treeneriks mängitud. Kohe tööle, Siim! Kohe! Hea! Staalman ja Sparta spordiklubi ning tema treeneriks on märgitud Indrek Otsus. Hoia! Hea! Aitäh! Teine kuuleb paremale ja vabas eesmärgile. Kõht! Hea! Oma! Hoia! Aitäh! Teine kuuleb paremale ja vabas eesmärgile. Hea, hoia! Super, Siim! Aitäh! Teine kuuleb paremale ja vabas eesmärgile. Kere! Kere! Hea, hoia! Hoia! Hea, Siim! Aitäh ja vabad sees palun. Jalg paika. Hoia! Hea, Siim! Topelt piitsaps. Väga hea! Oh! Jalg, hoia! Aitäh! Lai liha sees palun. Jalg! Jalg! Õige, hoia! Hea! Aitäh! Riik piitsaps. Kere! Kere! Ops! Kere! Topelt piitsaps tagant. Hea! Sinu oma, super, hoia! Aitäh! Lai lihas tagant. Hea, Siim! Super! Aitäh! Piitsaps palun. Ja Kere paika kohe! Ops! Tuhar! Hoia, Kere! Oh! Aitäh ja viimane kooskõlja. Väga ilus! Hea! Aitäh teile! Töötab edasi! Väga hea, õige! Võite minna lava taha ja valmistuda vabalavadeks. Korras.
olemas. Täpsemalt siis olen must ehk siis olen, nagu näete, krimmine, siuke rõve möks on peal ja võistlus sai just läbi. Me rohkem ei filminud praegu võistlust. Nägite eelmine nädal ka, kuidas üldine see stiil, see laudasustamist restile välja näeb. Ja ongi olemas, et ma võitsin enda kategooria ja Krissu sai enda bikini fitnessi kategoorias siis 6 naisest ülikõvas konkurentsis. Et nagu mina ei tea, mul pole vähemalt kaimu, kui mu nagu kõrvalt vaatasin tema kategooriat, mis koha ta saab. Ma arvasin, et ta saab 6. võib vabalt saada või 5. saada või 4. saada ja nii edasi. Ja sai 3. koha ja nagu see emotsioon on hoopis teine nagu. Et kui seda nagu koos teha, eriti kuna nagu Krissul ma olen treener ka ja samal on nagu abikaasa ja me teeme seda nagu kõike koos. Ja see võimendab meeletult emotsiooni, et mul oli tema nagu laval olekul oli mul jõhker nagu närv sees, sest ma teadsin, et kuidas see tema nagu emotsioone mõjutab ja see tulemus emotsiooni mõjutab ja see, kui tal tuli ka hea tulemus ja mul tuli hea tulemus, siis see on tegelikult nagu üliäge. See on üliäge tunne nagu, mis saab nagu olla. Et see on nagu äge, et kui hästi läheb, see tegelikult on äge ja see on rewarding, see nagu kõik see töö ja vaev tegelikult nagu on nagu väärt seda. Vormi võttes siis selgelt mõlemad Krissuga saime vormi parandada nädalaga, mis on tegelikult nagu üllatavalt palju, et minu puhul samamoodi, et ma tegelikult nagu üllatusin, kui palju ma suutsin 1 nädalaga vormi parandada. Et täpselt sama plaaniga ma lähen ka nüüd nädala pärast Eesti meistrivõistlustele Pärnu kontserdimajja, et kes vaatama nagu mõtleb tulla võib-olla, et tulge kindlasti vaatama, et see on päris huvitav nagu päris nagu niši siuke täielik kogemus, et nagu näha seda asja ja võib-olla, et kui teid ennast ka nagu huvitab üldse nagu see jõutreening ja see protsess ja võib-olla see võistlusprotsess, et siis nagu tasub igati nagu korra nagu näha, mis seal nagu toimub. Et see on päris nagu unikaalne siuke kogemus, mida nagu muskilt mujalt ei saa. Ja siis siuke plaan meil ongi, et samamoodi kaevame nüüd nädalakese, saame veel natuke teravast juurde. Ja siis siuke, kui mina olin võib-olla täna olin siuke 85% enda potentsiaalist, siis ma tahaks võib-olla Pärnus järgmine nädal olla 90% enda potentsiaalist ja võib-olla Krissuga enam midagi sarnast. Et siis nagu meie kindlasti mõlemad ei ole nagu 100% realiseerinud enda potentsiaali. Aga tõesti äge. Ja aitäh teile kõik, kes te olete nagu väga palju inimesi jälle aitasid. Suht sarnane nimekiri eelmisele nagu videole, et suht palju sarnaseid inimesi oli. Et aitäh kõigile ja aitäh võistluste korratajatele ja selles mõttes nagu hästi palju tegelikult ka häid soove on tulnud ja nagu need inimeste poolt, kes selles nagu alas on ja kes nagu mõistavad, mis nagu ohverdus tegelikult see igapäevaelust vajab, sest see on ohverdus, sellega tegelemine on ohverdus, see on ka põhjus, miks ma tegelikult ei tee seda võistlusspordina väga tihti, sellepärast, et ma ei ole nõus väga tihti ohverdama seda sotsiaalset poolt endast, mis tähendab seda, et nagu see lähedastega, et perega aeg, sa ikkagi pead suht tunnelisse vahepeal minema ja nagu sinna distsipliini nagu auku omadega ära ronima. Ja see on nagu selles mõttes nagu tegelikult on suur ohverdus, mida mina nagu väga tihti ei ole nõus tegema ja samamoodi nagu kui hakata nagu liiga tihti seda tegema, siis ta võib ka nagu tervise peal pikas perspektiivis natuke nakata. Et seda ma samamoodi ei ole nõus nagu tegema, aga nagu teatud aja tagant nagu seda teha on tegelikult nagu üliäge. Nii et pull, aga ega muud midagi, et kui sulle video meeldis, pane like, pane kanalile subscribe, et ma lähen pesen selle rõveduse, selle nilbe kleepiva, mis asi see on, selle hulluse pesen maha ja siis lähme Krissuga välja sööma, võtame mingit pitsat või mis iganes meil siin lähedal on, kuhu me saame, tegelikult siin oli mingi maraton, et tõenäoliselt lisaks sellele spordivõistlusele on siin nagu mitu spordivõistluspäeva jooksul olnud, et ma ei imestaks, kui siin kohad on suht kinni ja suht raske on nagu mingid söökised leida, aga me läheme proovime. Sööme korra kõhu täis, hommesest siis lähme hommikul lõunal lähme trenni, niisugune enam-vähem viimane tugev jalatreening enne viimast võistlust, Pärnu võistlust. Ja siis ongi nagu see grand finaale käes, aga aitäh kõigile, kes te olete seda jälginud, et puhas rõõm ja huvitav on mul endal ka seda on ka nagu kaardistada ja teha. Ja selles mõttes siuke pull hüpertroofia teekond on olnud. Aga ega muud midagi. Näeme järgmine kord juba Pärnus. Tšau!